ATV. Hey! Oi, kui armas. Aitab. Teidile sinuga on saade, kus meie läheme kohtingule vallalistega, et küsida neilt küsimusi, mida teie ise esimesel kohtingul küsida ei julge. Alustame. Minu nimi on Kasper Kikervill, mina aitan seda läbi vedada, teen ka mõned kohtingud ise. Meie tänane saade saab hoopis teistsuguse alguse, sest et meie saatel on täna erikülaline. Nii et daamid ja härrad, teil suurel aplausile toetusele kutsume lavale me täna õhtuse erikülalise lugupeetud Maire Aunaste! Maire, alustuseks suur aitäh, et sa olid nõus seda hullust minuga kaasa tegema. No ma ju ei tea, mis siin üldse algab kaasa tegema. Kuule enne, kui sa alustad, siis sa enne seisid siin ja rääkisid mingit juttu. Just. Et lõpuks te otsite ühte vallalist naist, mina olen vallalist. Siis ma arvan, me siin küsimustega võib-olla saame rohkem infot kavaleridele. Tee nüüd oma tööd. Kas sul on kunagi olnud tunne intervjuu ajal, et appi ma tahan ise põgeneda ja mitte külaline põgeneda? Üks kord mäletan, ma tõesti tahtsin ära põgeneda, sellepärast et ma ei mäleta, mis selle sarja nimi oli. Igatahes oli niimoodi, et mul teema oli härrasmehelikkusest. Selline teema ja 2 külalist pidid olema. Oli Erik Lass ja siis oli üks teine mees, kes ei tulnud kohale. Ja siis me pidime Erik Lassiga rääkima täiesti mõttetut juttu 1,5 tundi. Seda ma ei ole varem kuulnud, et keegi ütleks, et Erik Lassiga peab 1,5 tundi mõttetut juttu. Mis on mõttetu jutt Erik Lassiga? Ei, no lihtsalt saad, me pidime selle aja kuidagi täis rääkima. Nii, siin on küsimus nüüd suhete kohta. Jah. Kas ühe öö suhteid peaks kahetsema? Oota, see kõik oli nii ammu. Et ma tõesti ei mäleta. Aga siis ei olegi põhjust midagi kahetseda. Aga mulle meeldib selle saate juures see, et ma näen kõiki neid käekirju ja ma saan aru, millal on kirjutanud küsimuse naisterahvas ja millal on proovinud meesterahvas kirjutada. Ja siis teine vihje on tavaliselt küsimus ise. Küsimus ilmselgelt meesterahvalt. Mitu õlut päevas on liiga palju? Oled sa kunagi leidnud, et mis oleks üks hea soovitus Eesti mehele, kust maalt tõmmata piir? Kusjuures ma avastasin sellel eelmisel suvel, ma jõin kogu aeg õlut, seda alkoholivaba õlut. Nii et mulle meeldivad väga mehed, kes joovad alkoholivaba õlut, siis ei ole mingit piiri. No võt, siin on keegi kirjutanud küsimuse ja pannud alla ka südamekesed. Mairele on tehtud südameke ümber. Aga siin on niisugune vähe bravuurikam küsimus. Millise Eesti kuulsusega sa enam kunagi koostööd ei teeks? Keegi ütles Erik Lassilt või? Vähe keeruline tõesti. Milline oli kõige meeldejäävam armusuhe Ameerikas? Jumal, see oli kõige vähem meelde jäänud armusuhe, sest ma olin seal oma mehega. Ja me läksime seal Ameerikas lahku. Sest, oleks nüüd, et miks te läksite lahku? Ma tahtsin jõuda sinna. No mulle tundus. Mina töötasin Manhattanil, hoidsin 2 vana inimest, seal oli üks Eesti tüdruk veel ja niimoodi, et ühes kohas olin öösel, hommikul kell 9 sai minu vahetus läbi ja siis ma sõisin Staten Islandile ja mul oli selline tunne ja siis ma olin päeval seal üksi kodus, eks ju.
vaatan öökapi peal, mis oli must, on üks näritud valge näts. Mina polnud seda närinud ja see minu abikaasa ka ei närinud mingit nätsu mitte kunagi. See tüdruk jättis mulle nimelt märgi, et ta on olemas. Nii, ja siis ma läksin ühel öösel, kui ma ei oleks pidanud minema ja ma leidsin oma voodist täiesti võõra, täiesti alasti naise. Ja siis ma küsisin, aga ta said Eesti majas kokku seal New Yorgis. Et aga sa ju tead, et see inimene on abielus, et miks sa tulid siia? Sellel samal öösel küsisin, sest rohkem ma teda ei näinudki kunagi. Ja siis ta ütles nii, ma ütlen ausalt, ma tahtsin näha, kuidas Maire Aunaste siin New Yorgis elab. Mõtlesin, selleks sa pidid voodisse roima. Kuidas saada mees esimesel kohtingul voodisse? Kellelgi on suur mure. Nad on võib-olla täna siin esimesel kohtingul on leidnud kavaleri, nad ei tea, mis liigutusi teha, kuidas võluda mees. Ma pean jälle ütlema, et ma ei mäleta. See oli ju nii ammu. No, aga minu esimene kavaler näiteks, siis ma olin 17, kui Tartus, ma elasin Tartus, eks ju, ja ma ei tea, kui keegi on Tartus käinud, Raekoja kõrval oli vanasti võidusöökla ja ma käisin seal võidusööklas ja hakkan siis uhkelt ära minema, sest mul olid punased püksid ja punane bluus ja kõik oli nii punane ja mulle tundus, et ma olen jube ilus ja üks mees hakkas sealt sööklast mul järgi kõndima ja kõndiski nii kaua, kui läksin bussi peale ja me kõndisime temaga 3 aastat. Ütleme, selle kohta vist öeldakse, käisime, jah. Kordagi ei läinud voodisse. Ja siis mõtlesin, siis kui me kunagi hiljem saime kokku, kui ta oli juba ammu abielus ja mõtlesin, et kuule, kuidas on võimalik, et sa olid ju 24-aastane kehakultuuri õppiv noormees, eks ju, kui me läksime vist nagu lahku, eks. Et kuidas on võimalik, et 3 aastat ei tahtnud see minult mitte midagi saada. Siis ta ütles, ma hoidsin sind enda jaoks. No aga siit ongi, meil on veel viimased 2 küsimust. Mis me jõuame teha, me peame juba saatega edasi kahjuks minema. Võiks teha 45 minutit seda siin järjest, aga milline on sinu jaoks meeldiv inimene? Mis omadused tal peavad olema? Et ta kogu aeg ei räägiks. Et ta kuulaks rohkem, kui räägiks. Ja siis muidugi see seks on ka ikka väga tähtis. No. Et kui on ikka halb seks, siis ei maksa pingutada rohkem. No rääkides heast seksist, viimane küsimus. Kas sa läheksid Koit Toomega teidile? Ma muide olen temaga käinud teidil. No sellest me peame küll nüüd kuulma. Suur aplaus. Sellepärast, et mu viimane saatesari, mis lõppes aastal 2018 detsembris, oli Mehed räägivad armastusest. Ja neid saateid oli 16, nii et neid mehi, kellega ma rääkisin armastusest, oli 16 ja ma kutsusin nad muidugi mitte korraga, vaid iga ühe eraldi kutsusin Tallinnas oma lemmik sellesse restorani ja tegin kõigile välja. Ainult üks nendest maksis, see oli Eerik-Niiles Kross. Teised lasid kõik minul maksta. Aga kui me lõpetame positiivsel noodil, mis oli Koit Toome see üks omadus, mis sulle teidil väga, või seal kohtingul, sa võib-olla ei osanud seda varem näha temas, et kohtingul just see omadus temas avanes sinu silmis? No ühesõnaga, ma ju rääkisin kõigi nende meestega igasugustest asjadest, et viia neid selleni, et nad hakkaksid rääkima ka armastusest. Tegelikult kulus sellest ikkagi 2 rooga, enne kui nad hakkasid armastusest rääkima. Väga hea, aga nüüd ongi see pool, kus me hakkame nüüd järjest tegema teisi vestlusi. Kohe varsti saad ka sina minna ühe vallalisega kohtingule, saad temalt küsida küsimusi, saad publiku küsimusi küsida. Mis on see selline küsimus, mida sulle endale meeldib kohtingul küsida, mida sa oled läbi aegade näinud, et see on see üks küsimus, mis alati toimib?
Igatahes mitte see, kui palju sa teenid. Seda ma ei ole kunagi elus küsinud. Aga jumal küll. Mehega on ju see kõige tähtsam, et ta üldse rääkiks. Nii, aga nüüd on aeg jõudnud meie järgmise kohtingu juurde ja selleks kohtinguks on meil 2 väga huvitavat inimest. Esimesena kutsume lavale intervjueerija ise, et daamid ja härrad, see on Daniel Weinberg. Ja Danieli me saadame kohtingule uurima selle inimese vallalise elu kohta ja kellegi muu kui Laurito. Tõotame ta vastu, daamid ja härrad, Laurito. Ja küsin, võtan siit. Ja, võta siit küsimusi, nautige, olge vabad, elage. No nii. Mikker ka töötab või? Mikker töötab väga ilusti. Väga hea. Et siin Kaspar mainis, et nagu naisi ei ole täna, aga... Ai, siin on sitaks naisi, kui, nagu kui peidus. vaja on, et siis ma võin ennast vabalt naisena ka nagu... Ja tänapäeval on kõik võimalik. Just. Ja, aga Laurito, räägi natuke endast, kust sa pärit oled? Tallinnast olen pärit. Tallinnast oled pärit eluaeg olnud siin. Just. Väga meeldib ja millega sa elukutseliselt tegeled? Olen luuletaja. Sa oled luuletaja? Ja. Oi, aga luuletajad on naiste seast täitsa hinnas. Ja kohe me saame siis teada, mida need naised tahavad kohtingutel teada, mida nad võib-olla ise ei julge küsida. Aju tegi vea. Ma ikka oskan seda intervjueerimist. No. Ja alustamegi kohe väga nagu, lähme asja kallale kohe, et mingit eelmängu siin ei ole. Milline sa voodis oled? Ja lemmikasend? No kui ma tulin lavale ja ütlesin, ma võin ennast naisena nagu positsioneerida, siis seda ütles mulle eks ka, et nagu mu peenis on nagu nii väike, et tunneb ennast iga kord minuga voodis nagu lesbilisena. Aha. Et see on lihtsalt suur kliitor? No põhimõtteliselt küll, jah. Et aga asend on, mulle meeldib ratsa asend olla, ma eriti ei viitsi ennast liigutada ja siis kui ma nagu... Sul meeldib ratsa asend, et peab kaeru andma? Selline laman ja nagu risike selline... tütarraps, selline 50-kilone munnivurm mulle nagu otsa ronib, siis ma võin nagu rahulikult magama jääda ja ta kiigutab mind edasi, et see on nagu väga mõnus ja ei nõua mingit erilist pingutust. Kuule, aga väga, vaata, naised sellist avatust ja huumorimeelt hindavadki, et polegi ja kusjuures ei olegi oluline, et kui suur on tööriist, vaid mis see inglisekeelne ütlus on, not the size of the ocean, but the motion of... No, saate küll aru. Et suure riistaga tüübid ei tea kunagi, mida nad teevad. Nii. Küsime nüüd järgmise küsimuse. Ahah. Kes on Eesti kõige seksikam naine? Iseenda ei tohi siis öelda. Vaat see on hea küsimus. Sellepärast, et siin tuleb nagu paika panna see, et paljud seksikute naiste need valimised on tehtud selle, kui naised olid veel ilusad ja noored. Et no näiteks Liis Lemsalu nägi nagu noorena päris hea välja. Et noh, kui ma näiteks... Nüüd nagu kõnniks teises kaares. Ei noh, ma... Häda on selles, et ma oma viimasele naisele, kui me olime juba nagu mõned aastad abielus olnud, siis ma kirjutasin talle ka luuletuse. Ta väga ei hinnanud seda. Aga see kõlas niimoodi, et sa tiinerina mäletad me kohtumise hetke. Nüüd oled jäänud vanaks, lisandunud aastaid 5. Ehk tõesti enam süda mulle ei samamoodi veksle, kuid mujal tunne tugevneb, on kõvemgi kui siis. Peaaegu usinalt mu käpsu lõtva rindad riigiks. Täis topitult sul sile nahk ja pinguldub ka puus. Normaalne pedofiil küll peaks mind jubedaimaks friigiks, kuid mulle noor neid teatud hetkel särad nagu uus. Et me olime 5 aastat olime abielus, ta sai 23 ja ma kirjutasin talle luuletuse ja ta nagu ei hinnanud seda üldse. Aga meie suur sponsor on Malluka uus koduleht ettevaatus.ee. Malluka uut kodulehte mina väga hindan. Ja kui siin vahepeal jutt oli see, et ei maksa lapsi kritiseerida, et nad ei oska näidelda. Mina võin öelda, et ükski porno näitleja ei oska näidelda.
aga tõesti, ma tõesti ei saa aru, kuidas sa vallaline oled. Seni mina ei näe ühtegi mööndust siin. Ja tõepoolest, see Liis Lemsalu on ikka üks vana krõhva. No nii, aga võtame järgmise küsimuse. Ta võib mulle ämmana kunagi sobida. Ta võib ämm olla, jah, ta on selline... issand, jah, menopausieelik. Nii, kes edaspidi arveid maksnud suhtes? Väga oluline küsimus. See on väga hea küsimus. Eks siis mitte sina. Ma praegu olen väga vaene ja mul alati, vanasti ma olin hästi rikas. Ja siis ma nagu lahutasin 2 korda, nüüd mul on 3-9 last ja kogu aeg olen nagu mina arveid maksnud. 3-9 last. Ja nüüd ma olen nagu jõudnud selle tasemele, et ma hea meelega lasen naisele endale välja teha. Jah, me elame moodsas ajas. Naised, teie võiksite ka vahest arve üles tõsta, nagu ta oma laps pruuti kunagi tõstis. Aga siis, kui selle noore abikaasaga olite, siis ikka maksid sina või? Et ma eeldan, et tal ei olnud töökohta. Jaa, et nad olid jah, mõlemad olid kodused, et vaata, kui sa oled ööotsa üleval olnud, eks ole, ja Laurita nagu otsas ratsutanud, et siis sa ei jaksa ju tööle minna ja teha 9 tundi tööd, et nagu... Laurito, sa oled ikka üks... Jäävad koju magama. Sa oled ikka, Laurito, üks Eesti Despacito. Tõeline hurmur. Legend. Nii. Suhe vegani ja lihasööja vahel segab või muudaksid? No, mul on veganitega suhted olnud. Veganid on alati väga hea kehamassi-indeksiga, kuskil 15-16. Ja tavaliselt nendega on lihtne tutvuda ka, et lähed juurde vegan tüdrukule ja vegan messil näiteks ja küsid, et kuule, kas sa seemet ikka neelad. Sest et see teoreetiliselt see on valk, eks ole. Ja see on loomne valk. See on loomne valk ja loom pidi kannatama. Aga mina ei kannata. Ja kui sa näed, et kui ta ajab seda sisse, seda mingit porgandit või kurki omale, eks ole, ja kohe mõte läheb nagu teatud tegevusele, eks ole, siis nagu iseenesest on nagu ilus on ju algatada tutvust niimoodi. Kurat, ma nii ei olegi mõelnud. Sul on ikka täiesti, sa oled nagu ikka Eesti Don Juan. Ma päris nii ei ütleks. On palju naisi Eestis, kellega ma olen maganud. Ja, aga neid saab ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Aga me kindlalt teame, et üks neist on Liis Lemsalu. Aga noorend on ilus. Ta on praegu ka jumala ilus. Okei, tead, maitse üle ei vaielda. No ta ei ole viiner enam. Et kuna ta on sünnitanud, vaata, et siis... No ikkagi... Väga arstid üle 20 on juba natuke nagu... Üle 20. Tead, tegelikult meil võib olla erimeelsus, aga sellega me näeme küll silmas silma. Nii. Mul tütred ka panevad pahaks vahest, et ma kunagi oma tütrele tutvustasin, et näe Mimmo, et see on Marii sinu uus ema, et kui sul on matemaatikaga probleeme, küsid tema käest, ta ka 11. klassis. Mäletab veel. Ja tütar 3 aastat ei rääkinud pärast seda minuga. Sest ta ei osanud veel. Nii. Ta teadis keelt piimahammaste taga hoida. Kumb on, see on kindlalt naise käekiri ülipisike. Kumb on parem esimene date, fotosessioon või Rootsi kruiis? Aga miks mitte mõlemat ühendada, et teha Rootsi kruiisil sellist alasti fotode sessioon? Jah, aga see ongi ideaalne, et kõigepealt meelitad mingisuguse modellinduse jutuga Epsteini stiilis mõne tütarlapse sessioonile ja siis viita kruiisile, kus ta ei saa põgeneda. Sinus on potentsiaali. Issand jumal. Kui ma kunagi vanaks jään, siis ma lasen sul üle võtta asja sellepärast, et... Need on liiga suured kingad, mida täita. Kui aus olla, ma ei eeldaks kunagi, et suudad olla sinu jobise mantli pärija. Nii. No nii. See on kindlalt mehe kirjutatud, kõik on trükitähed. Karjudes kirjutas.
mis häda sind siia Kohtingule ajas? Miks sa siin oled? Mis häda ikka inimest ajab ja kuhu, eks. Et ma olen vallaline praegu. Ja? Mul ei ole girlfriend'i. Jah, sugutung ja surmahirm. Mul on... Et pärast võib korraldajate käest saada minu telefoninumbri ja Facebookis leiab mind ka üles Laurito ja TikTokis või Instagramis igal pool võib mulle saata nagu tutvumiskutseid. Varsti anname tema Telegrami kontakti teile ja saate krüpteeritud vestlust pidada. Okei, see on hea küsimus. Mina muidugi olen natuke moodsamal seisukohal siin seoses selle vastusega, aga küsin sult äkki siis kui vanakooli tõelise... mis see Casanovalt küsin praegu. Kui sa oled pikaajalises suhtes, kas on okei käia sõbrannadega klubis sulgudes ilma kaaslaseta? Loomulikult. Tähendab, siin on nagu see asi, et mina oma naisega, kõikide naistega tegelikult leppisin kokku, et meie abielu põhineb võrdsusel. Temal võivad sõbrannad olla minul ka. Ja kuna mu viimane, ütleme, pikemajaline elukaaslane oli ka nagu biseksuaalne nümfoman, siis ma vist tean teda. Ta ise sebis meile oma sõbrantse voodisse, nii et mul ei olnud vaja endal vaevagi näha. Et see oli nagu kõige parem kombo üldse, mis on. Üks naine valvab lapsi, eks ole, teisega lähed taha tuppa, eks ole, pärast teod vahetus. Ma arvan, et see küsimus oli rohkem, et kas sa ei karda, et purjus olekus sinu siis naine, kes on ilma sinut tööklubis, võib sattuda mõne väga suure hurmuri otsa. Miks naine peaks üksin tööklubisse minema? Come on. Et sõbrannadega muusikat kuulata ja tantsida. Sõbrannad tuleb meile koju tuua ja voodisse meelitada, siis on okei. Kurat, sa oled nagu dog whisperer, aga naistele. Sa ikka oskad neid välja koolitada. Võib-olla küsin mina sinu numbrit. Ma näen, et siin osad tüdrukud juba libisevad toolides, et võite salvrätte võtta ja kuivatada ennast vahepeal. Ja, siin naised libisevad toolidelt maha. Pange mingi salfakaid siin. Nii, kui su eks paneks su alasti pildid internetti, mitu neid oleks? Siinkohal ma jääksin diskreetseks ja ütleksin, et härrasmees ei vasta sellistele küsimustele. Aga ma arvan, et see on imeline lõpp. Teeme Lauritole aplausi. Oota, enne veel. Istuge veel korra maha. Korra veel istuge maha. Ops. Ma ei ole tihti sõnatu, aga see oli uskumatu. Laurito, kui sa läheksid ise Kohtingule, mis on see küsimus, mida sina küsid? Sa tundud, et sul on küsimus, et kui sa saaks, ütleme, et Taanil on nüüd naisterahvas, kes sulle meeldiks, sobiks kriteeriumitele vastav. Mis on see küsimus, mida sina küsiksid, mis paljastaks sinule vajaliku informatsiooni? Ta ei peaks midagi ütlema mulle isegi, lihtsalt nikku mind. Ei, ma arvan, et ma küsiks tegevust, mis on armastus. Mis on armastus? Jah, sest see ütleb inimese kohta väga palju, et ütleme näiteks, kui sa lähed kristlikusse noortelaagrisse ja küsid sealt sellist küsimus, siis nad ütlevad, et Jumal on armastus, eks ole. Aga sellega sa kohe tead, et nagu need on suhteliselt rikkumata tüdrukud, et sellised... Kas sa tahad minu vastust? Sa võiks vastata küll, jah. Armastus on lõhnatu, värvitu, tekstuuritu vedelik, mis võtab anuma kuju, kuhu sa selle valad. Ehk sellel on lõpmatult erinevaid maitseid, kujusid ja välimusi. Ma kahetsin kõike, mida ma siiamaani teinud olen. Daamid ja härrad, Daniel Weinberg, Laurito. Uskumatu. Ma isegi ei tea, kuidas kõige sobilikum edasi minna on. Tunnen, meil kõigil on vaja panna üks küünal kirikusse ja helistada emale. Aga sellegipoolest me proovime siit edasi minna. Meil on mitu vallalist lavale tuua. Daamid ja härrad, võtame soojalt vastu. Te ette tuleb nüüd ei keegi muu kui Gregor, daamid ja härrad. Ja Gregor läheb minuga Kohtingule, nii et lähme. No nii, Gregor. Tere tulemast saatesse, Gregor. Teeme publik, teeme talle ühe korra veel aplausi. See on Gregor. Gregor, sa oled vallaline. Tutvusta korras ennast vaatajale, kui sa peaksid ennast müüma kiirelt. 3-lauseline tutvustus. Kes on Gregor?
hästi kiirelt 3 lauseni, kes on Gregor. Ma olen vaene üliõpilane, rott ärimees, aga juttu tuleb. Nagu meie eelmine külaline ühesõnaga. Kõik omandused, väga põnev. Okei, aga lähme kohe esimese küsimuse juurde, Gregor. Nii. Kui on identsed kaksikud, mille järgi valida kumba, no siin on üks teine sõna, aga voodisse meelitad. Et kumba? Jaa, kui on identsed kaksikud, nad on täpselt samasugused, sa pead neid valima ja mõlemad tahavad. Mõlemad tahavad, no siis tuleb mõlemad võtta ju. Ei või? Tegelikult mul on olnud selline olukord nagu. Aga ma valisin ühe, seekord ma valisin ühe. Sul on olnud selline olukord, kus kaksikud soovivad sind, mõlemad kaksikud soovivad sind. Nii. Edasi. Mulle meeldib, et see on see olukord, kus mina olen see loll. Nii. Nagu meil kõigil. Jeez, Gregor, kus siuksed räägib meile sellest situatsioonist? No vaata, Kaspar, ma olen ka noor olnud. Ei, tegelikult oli asi see, et ma kutsusin mõlema peole, sest üks ei olnud nõus üksi tulema, mõtlesin, tulge nagu koos. Yeah. Ja siis oligi, kui nad kordamööda nagu käisid nagu vitsus, siis ma rääkisin kordamööda nendega. Ma saan aru, et nagu mõlemad tahavad sama palju. Ja mõtlesin nagu päris huvitav nagu olukord seal. Aga lõpus valisin ikka ühe. Et ma olen ikka... Aga mille järgi sa valisid siis? Mul olid blondid, väga lihtne. Ma mõtlesin, siit tuleb mingi sügav vastus. Blondid. Ühega olid ühised hobid, tulevikulootused. Meil kattus, meil oli see Venn diagramm, suur osa, ühine osa, tugev osa. Üks oli blond. Sobis. Suur küsimus. Mis on su red flag? Ehk siis ma korra seletan ka võib-olla kõiki teeme see red flag. See on punane lipp. Oh, paha. Hirmus on. See on nagu kui keegi tooks lilli keset show'd esiritte. Red flag. Ma arvan, et äkki red flag on see, kui sa suhte ajal enda kõikide eksidega ka nagu suhtled. Et see on nagu veits nagu red flag. Mitte mõne, aga kõikidega. Mõni on okei. Et siuke 3-4, see on arusaadav, kes see suhtleks, aga kõikidega. Mitu eksi sul on? No vähemalt 2, nii palju. No jah, et rohkem kui 1 sõrmed, aga vähem kui 2 sõrmed. Et siuke mingi... Sa ütled seda nagu vähem kui 1 sõrmed, see nagu... Ei, rohkem kui 1 sõrmed, aga vähem kui 2 sõrmed. Okei, nii. Mõned on olnud. Ma olen Saaremaa poiss, et seal nagu... Aga see tähendab mida? Nagu mida sa peale selle, et sa praami peal seal jankad sööd? Nagu mida, Vaata, Kaspar, Saaremaal palju mehevalikut ei ole, aga naisi on päris palju. Nii et seal on nagu võitlus kogu aeg. Ma olen aru saanud, et kaksikuid ja värki. Et ütleme, et rohkem kui 5 on ikka olnud, jah. Nii, aga mitmega sa veel suhtled? Mitmega veel suhtlen? Ja mitmega sul oled praegu aktiivses suhtluses? Ahah, see on hea koht, kus nüüd sellega siit kõik välja tulla, et 3. Sa oled ikka siuke räpane mees, jah? Siuke välimuselt saarlane, aga sisemuselt hiidlane ikkagi, jah? See mulle meeldib. Tegelikult mul on hea poiss. Lihtsalt, nagu investeerimises ka räägitakse, et peab hajutama nagu portfelli. Et kõik ei tohi Bitcoini panna, et natuke fonde ka nagu olema. Et see on nagu see. Aga tegelikult mul on hea poiss. Kirjelda mulle ühte Eesti naist kui turvalist fondi. Siuke 8% aastas. 80% aastas. Siuke turvaline, üle inflatsiooni, aga mitte palju. No tal võiks olla oma kodus, mul ei ole. Selleks juba boonuspunktid. No see tööl käimine on siuke nii ja naa, on ju. Et tore oleks, et siis keegi nagu toetas ka mind, on ju. Ja mis veel? No ta võiks olla blond. Sobis? Ei, absoluutselt. Taaskord saab üha rohkem selgeks, miks see vallalisus on... Et miks ma ikka veel üks olen? Kriteeriumid on üpris spetsiifilised. Korter tööl ei pea käima, võiks ja blond, väga hea. Nii vähe ongi vaja õnneks. Nii, mis on siin kõige halvem... mis on sinu kõige halvem isikuomadus, mida sa tegelikult muuta ei taha? Väga hea küsimus. Vau, no nüüd me läheme siin sügavale. Mis on isikuomadus? No ma mõnda olen juba näinud. Mida ma muuta ei taha? Ma arvan, et äkki võib olla see, et ma räägin hästi palju.
et ma olen kõigiga sõbralik. Miks sa arvad, et see on halb isikuomadus? Miks see on halb isikuomadus? Yeah. Et sa räägid, sa oled sõbralik, sa praegu kirjeldad seltsivat Eestis, mis on üsna haruldane. Saaremaal mitte, aga just on nagu see, et noh, et kõik blondid tüdrukud, kes mul on olnud, et nad enamasti on nagu sõgedad ka natuke, et see käib kuidagi nagu käsikäes. Ja et kui mul ongi nagu tüdruk, et siis kui ma saan kõigiga hästi läbi, ma tahan lihtsalt olla kõigiga hea inimene, et see neile tavaliselt ei sobi. Aga kui tüdruk on sõge, mitte söge, siis on mandrit või kuidas? Õige. Väga, no vaatame, mis siin veel küsitakse rahvas. No vaatame. Mis see tähendab? Seal tuli mingid infot mulle, ma kuulsin. Väga, nüüd on vait. Korra karjus vahele ja siis küsisin, mis sa ütlesid, sõge? Mitte sõge. Sõge? See oli täpselt see, mida ma ütlesin. Väga hea. Nii, väga hea. Nüüd vasta ausalt, kurat. Okei. Millise Eesti koomikuga sa teidile läheks? Enamus on mehed ju. Keeruline. Ma arvasin, vastus on kiirem, aga no tegelikult küsimus oli, millise Eesti koomikuga sa teidile ei läheks? Ei läheks või? Ja, milline on see, kellega sa ei tahaks üldse minna? Ma mõtlesin, et võib-olla mingi kiire vastus, on kiirelt infot. Siis no ühega sa nagu oled, aga noh... Kellega ma ei läheks või? Kellega sa ei lähe? No ma arvan, et Sandriga. Ei, Sander väga okei mees, väga ilus mees, aga no ma ei tea. Pole blond? Pole blond, jah. Ainus asi. No Miikali puhul ma ei tea, tal pole juukseid. Kui oleks blond, annaks mõelda. Aga Sandriga ma arvan, jah. Aga siuke blond Miikal meeldiks, jah? Siuke õhtul tuleb blond Miikal vastu. See on nagu mingi katkend Narniast. Joob siuke meema. Okei. Nii. Kirjelda oma viimast ebakainet teiti. Ebakainet teiti? Jah, kui sa olid purjakil. Oi, jumal. Sa oled tihti, kui me alustame sellest, milline sa üldse kohtingutel oled? Kuidas, räägi meile, milline on Gregor kohtingul? Kohtingu Gregor, kirjelda meile, kuidas see algab? No ma olen väga viisakas tegelikult, kuigi see silma praegu ei paista, nagu ma aru saan. Võtan ikka tooli, võtan laualt ära, palun istuda. Näha ei olnud? Huvitun, kuidas tal elu läheb. Mis on see küsimus, kuidas sa huvitud? Kas sul on koht, kus elada? On sul korter? Kui see on paigas, muu on juba lihtne. See on väga enda huvide peal väljas. Su huvitus on... No ma tahan tal ka kõik hästi oleks, et kus koht, kuhu koju minna. Väga hea. Okei, nüüd on kas sa oled teidile pigem ennem teed väikse napsi ennem või sa teed seal koha peal või eelarve ei luba? Teab, ma enamasti ikka, no okei, 2 longerat, mitte rohkem. Muidu, ei tule sõnad suust välja. Ennem või teidi ajal? Ennem. Natuke nagu julgust. Väike siuke ennem teidi väike... Just, kuigi ühe korra oli päris veider, oli see, et me käisime Kruuvis, üks huvitav odav koht. Üks inimene nurgast. Üks üleõpilane kuskilt sealt. Ja siis oligi enne ühte teist seal menüü on -50%. Ja siis me teadsime, et tüdrukud tulevad ka natuke hiljem, on ju. Et mõtlesime, okei, et midagi ei joo, aga vaatasime -50%, et hallo. No šoti kandikud, kõik värgid seal. Ja siis kui tüdrukud tulid, ega sealt sõnu suust välja ei tulnud, siis mõtlesime, nemad on ka äkki natukene võtnud midagi. Ja siis mõtlesin, et kuidas teil õhtu on läinud? Ühe longero võtsime, mõtlesin, siin pole enam midagi teha. On elukoht või ei ole, aga enamasti ma olen ikka viisakas ja kaine ja väga džentelmen, ütleks isegi. Ma näen, et sa ei usu seda, aga nii on. Mulle meeldib, et iga saarlane Tallinnas on nagu purjus soomlane lihtsalt. Ei no ja siis me läksime Groove'i, tegime longerad, väiksed shotid ja siis ma olin nii täis, et tüdrukutega ei rääkinud. Läksin laevale tagasi ja kodimatka ootas ja... Äiti, miga rohka. Nii, väga hea. Mis on... Siin on uuesti red flagi küsimus. Okei, väga hea. See on teistmoodi küsimus. Mis on sinu red flag partneri juures, mis sind samal ajal erutab? Vau. Okei. Taaskord väga põnev küsimus. Väga põnev, et me siin lähme jälle süvitsi, jah. Et red flag, aga samas partneri juures nagu... Partneri puhul, mis on siuke asi, mis tegelikult peaks teistele võib-olla tunduks justkui red flag või siuke nagu ohumärk on, et see võib-olla see inimene ei ole. Okei.
no mul on siuke väike kiiks, et mulle nagu veits meeldivad psühhod. Ahah. Et nagu... Korteriga psühhod, blondid, kes tööl käivad või ei käi, peaasi, et sind üleval peavad. Et kui ta ei ole mu peale kuri, siis nagu see nagu... Aga sulle meeldib, et keegi karjub su peale? Just. No, kuidas lapsepõlv oli? Noh, siit annab midagi järeldada. Isa ei olnud. Nii. Kas peale esimest kohtingut peaks kirjutama? Mida? Ma sain juba teada, kas kodu on ja kas on blond ja mis ma ikka kirjutan. Mida ma kirjutan, kui ma sees elan? Võtmed on minu taskus. Kui jah, siis... Kui jah, kujuta nüüd ette. Ma kujuta seda uskumatult sõgedat maailmat ette, kus keegi kirjutab pärast kohtingut. Nii. Siis millal? Millal? No, oleneb jällegi juuksevärvist, aga kui blond, siis samal öösel. Aga siis sina kirjutaksid. Siin oli tegelikult jätkuküsimus ka, et millal ja kes. Et sa arvad, et pärast esimest kohtingut sina peaksid olema see, kes selle initsiatiivi üles võtab või sa ootaks seda teiselt poole? Noh, ma olen ikkagi džentelman, ma ootan. Ja kui sealt ei tule kirja, no jah, on ka seda juhtunud. Ma tahaks, kui see on Saaremaa džentelman, milline see mölakas on? Ja. Nii, viimane küsimus. No. Võib-olla eelviimane, vaatame. No, vaatame. Milline on su lemmikrestoran, kuhu sa viiksid inimest teidile? No Saaremaal on siuke kohtmaal nagu lokaal. On keegi kuulnud? Kui ma küsisin restoran. Restoran. No okei. Mitte räpane pubi keldris. No seal on 5 eurot juustupallid. Okei. Ei, nüüd on juba, jah? Okei, aga teeme siis teistpidi. Milline on see, kuhu sa ei viiks? Ei viiks? Jah. Ei, lokaali läheb kindel. Selle see, mida see lokaal on kindel koht, kuhu minna. Ma nüüd huvitungi, mis see oleks. No Sadama Kõrtsi ei viiks. Miks? Miks või? Jah. See ei ole romantiline. Ei, palun seleta mulle, kuidas lokaal on seksikas, romantiline. No lokaal on selline koht, noh. Ilma aknata. Et kui sa... Üks väljapääs ja see on ka kitsas trepp. Sa tead kuidagi jube täpselt. Ma olen käinud. Ma olen siit näinud seal. Aaratu hästi. Ja no vaata, aga lokaalis on nagu selline koht, et kui sa julged sinna minna koos naisega, blondi naisega, siis naine teab, et tal on turvaline ja ta hindab seda. Ülejäänud restoranid, seal on kõigil on fun, aga lokaalis siis sa pead olema tõeline mees, et sa julged sinna koos blondi naisega minna. Siis kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Päriselt. Kui me lõpetame nüüd seda segmenti siin, ma mõtlen, et kui mõni naisterahvas vaatab seda ja mõtleb, et Gregor, sa oled minu unistuste mees, aga juuksed on teist värvi. Brünett, võib-olla punased, võib-olla lihtsalt värvilised. Mis ta tegema peaks? Kas ta peaks kirjutama või minema juuksurisse? No kõigepealt kirjutama mulle, ma soovitan juuksurit. Mul on ikka oma spetsiifiline maitse. Ei, tegelikult võivad kõik mulle kirjutada. See on okei. Nii et daamid ja härrad, kõik võivad kirjutada. Teeme suure aplausi, see oli Gregor. Nii, daamid ja härrad, meie järgmine kohtiga on Maire Aunaste ja Rivo Roostivall. Teeme aplausi, võtame nad vastu. Ja nüüd on lava teie oma... Mida ma siin nüüd tegema pean? Sulle küsimusi esitama? Jaa, kui soovid, kui tahad ja soovid. Issand jumal, missugused sõnad. Kui mul on sitaks plekki, aga välimus. Ja siis on üks N-tähega. Sõna. U ja 2 S on lõpus. On 30. Kas sa abielluks minuga? Sina minuga või? Jaa, kindlasti, jaa. Ma olen... Ma ütleks ausalt, sa oled kõige noorem naisterahvas, kellega ma olen see aasta kohtingul käinud. Päriselt. No see tähendab seda, et see ei ole üldse kohtingul käinud.
millise soenguga, mis aru, kas need on küsimused mulle või sulle? Me peame äkki koos. Millise soenguga mehega sa teedile ei läheks? Kiilakas. Mu vend on kiilakas. Ja mulle ei meeldi kiilakaid vendasid. Aga sul äkki on mingi soov või mis? Minu viimane mees oli kiilakas. Kui me abiellusime, siis sellel päeval oli tal rätt peas. Päriselt, ma ei valeta. No niimoodi taga. Kollane oli mu kleit, temal oli must räti. Nii, kuidas reageerid, kui näed isa elukaaslast ettevaatust EE lehel? Tead, selline lehekülg on olemas. mina ei tea oma isat, et ma ei oska nagu seda küsimust vastata. Ma ei osanud isegi seda küsimust lugeda. Mis see veebileht oli? Ettevaatust.ee. Ei tea. Nii, nüüd on järgmine vaimukas küsimus. Kui sa peaksid terve elu nuusutama oma partneri ühte kehaosa, siis mis kehaosa see oleks? Kellelgi on mingi pakkumisi? Ma ütleks nagu kõige loogilisem on juuksed, eks ole, ja juuksed on head. Varbad äkki, kellelgi ei ole. Nii, kui sa oleksid kokteil, siis milline? No muidugi Sex on the Beach. Ma proovin ka... Mis seal sees on? Seal on mingi viin või mis iganes, ma ei tea, ma ei osu. Mingi vaarikamoos või midagi, ma ei tea. Ma proovin ka, ma ei tea, see nagu näeb mingi egiptiuse keel. Ma ei käinud Eestis koolis, kui te ei tea, et ma proovin. Vaatame, mis siin kirjas on nüüd. Mis nüüd peab mina vastama või? Jah, okei. Jah. Või okei, teeme ära seda. Mitu šotti mul vaja, et... Ja siis rohkem ma ei oska lugeda. Muutus heaks. Halb liit. Ma ei tea, kas sa oskad lugeda? Proovi seda. Viimast paar sõnat. Kuulge, see inimene, kes on selle kirjutanud, see teie käekiri on nagu kirbusitt. Seda ei ole võimalik lugeda ju. Nii, mitu šotti on mul vaja, et halb teit muutuks heaks. Nüüd sain aru. Ma käisin Kätriga teidil, eks ole. Ma olin telesaades ka. Ja ma olen natuke tuntud isik. Näite. Aitäh. No eriti Kivilis, kõik teavad. Kõik teavad Kivilis. Siis ma käisin oma finaali selle neiuga, käisin pärast saadet kohtingul, eks ole, käisime. Kiviõlis jälle või? See tuleb hiljem see Kivili osa. No ta on Lasnamäelt pärit, eks ole, Kädri ja lihtsalt nagu joome viinapudelist. Veinipudelist, valget veinipudelist, mitte restoranist, aga kuskil pargis ja tead, see on klassik. Ja siis ta ütleb mulle sükst uudist, et mina ei teadnud terve Malevi aeg, ma ei teadnud, aga tal on nagu kaks last kodus, eks ole. Kaks nagu väikest last. Ja siis ma panin nii kiiresti jooksu sealt, mul jäid jalanud sinna parki ja ma jooksin palju jalu tagasi Kivilisse. See oli väga hirmus. Aga ma arvan, et isegi nagu 25 pits ma ikka sa kardad lapsi või? Aga laste tegemist? See on lihtne, eks ole. See on lihtne, aga lapse nagu üles, ma ei tea. Äkki ma oleks hea isa. No aga nad olid juba üles kasvatatud ju. Jaa, ma tahaks midagi nagu, ma tahaks ise teha nüüd.
ma ei tahaks kellegi teise omasi. Mitte veel. Sa oled egoist, ütlen ma selle. Ma olen väga suur egoist ja vaba. Nii. Kas sa oled proovinud olla vahekorras rohkem kui ühe inimesega? Jumal, mis haiged inimesed. Alla on kirjutanud Mari muide. Mari, tule näita ennast ka. No vasta siis ära nüüd. Mari, jah. Ma teadsin ühte Marit. Kõik Eesti neiud on nagu Mari, Maria, Maria. Nagu kõik ja on Maire. Ja Maire. Aga mis see küsimus oli? Jumal küll. Kui palju inimesel ma vahele pandud või mis oli? Kas sa oled proovinud olla ka vahekorras rohkem kui ühe inimesega? Ei. Ma olen rohkem, ma proovin ühe naisega hakka saama. Juba 2 on juba väga keeruline. 3 on, vopsee. No nii, seda vastust ma tean juba. Kui sa saaksid seksida ükskõik mis kohas maailmas, siis mis koht see oleks? See on ju Kiviõli. Jaa. Kiviõli mäe otsas, tead, see on suurem kui see Kivimägi või mis on see? See on suur mägi. Tuhamägi. No see on ikka mägi minu silmades. Kus sina? Kus? Jaa, ma elasin selles Tuhamäe hostelis. Olen palju elanud. Päriselt. Sellel eelmisel aastal. Ma kirjutasin ühest õpetajast raamatut, Kiviõli õpetajast. Nii, aga küsimused on ikkagi sulle. Näita, kuidas sa kõlad ja välja näed, kui seks on ülimalt hea. Ma pean nagu nüüd mingit... Häält tegema. Kui tellid toitu, kas jagaksid seda kaaslasega? Muidugi, see ongi, miks ma tellin toitu. Miks sa siis ülikooli pooleli jätsid? Ma isegi ei jõudnud ülikooli. Aga ma jätsin pooleli Inglismaal, kui ma elasin seal ja siis... No ma läksin Kreekasse vahepeale oma sõpradega ja siis oli... Siuke ATV õnnetus juhtus, kus ma lendasin mööda asfalti, eks ole, ja mul oli jalg täiesti ribadeks. Ja siis mul oli plaan, et lähen Kreekasse ja siis lähen Eestisse. Aga ma tagasi Inglismaale ei jõudnud, kui ma lendasin Eestisse. Ma olin siin haiglas väga pikalt, läksin edasi-tagasi EMO-sse. Jalg mädanes, eks ole. Ja siis mu vend oli nagu, tavai, aitab küll sellest diivani lamamisest, tuled minuga elektritööd tegema. Ja ma olin koolis Inglismaal. Ja siis ma lihtsalt tavai, olen nõus, läksin vennaga koos tööle ja jätsin kõik oma sõbrannad, kõik kool, jätsin Inglismaal maha. Nüüd ma olen siiamaani Eestis, 6 aastat on mööda läinud ja ma olen siiamaani puhkusel. Ei ole jõudnud Inglismaale tagasi minna. Mis iganes sa ütlesid. Daamid ja härrad, teeme suure aplausi, see oli Rivo Roost ja Maire Aunaste. Oota, jääge veel istuma. Rivo, jääge veel istuma. Korra küsin ka siis, Rivo, mis on see üks küsimus, mille sa kaasasid võtad, mille te ise hakkad kohtingul kasutama? Ma arvan, see seksi hääl ma hakkan. Ja see hääl, jah. See oli, ma kuulsin sellist häält esimest korda. Tee seda veel üks kord. Teeme lõpuks üks veel. Daamid ja härrad, see oli meie saade. Aitäh vaatamast, see oli Lennile sinuga. Pange like ja subscribe. Suur aitäh kõigile osalistele. Minu nimi Kaspar Rikkerbil. Tšau!
väga hea, super.